Täna räägin vaarikate kärpimisest. Milleks on see vajalik, milliseid varsi kärpida ning millal tuleks seda teha. Ilmselt on iga maaomanik kuulnud lauset, mis teil viga, teil on oma talu, kõik on tasuta käes. Nii ta on, vili kasvab ise põllul, kartul veereb ise sügisel salve, lehmad lüpsavad ennast ise, siga tapab ennast ise, tükeldab ja teeb veel endast vorsti kah. Jah, nii ta on. Ärge unustage, et tänapäeval elab enamus inimesi linnades, Eestis lausa 2/3 korterites. Ning isegi need, kellel on oma maja ning aialapp, kasvatavad sellele enamasti muru. Seetõttu teavad üsna vähesed, kuidas toit lauale tuleb. Vaarikaistanduse rajamine ei tähenda ühekordset pingutust. Selleks, et vaarikad saaki annaks, tuleb neid pidevalt hooldada. See tähendab väetada, kasta, multsida, toestada, kärpida, saaki korjata ning tõrjuda umbrohtu ja kahjureid. Mõnede tööde kohta olen juba videot salvestanud, nende linkid on video kirjelduses. Seekord räägin ainult kärpimisest. Vaarikavarte lõikamine on vajalik selleks, et saada võimalikult palju ilusaid marju. Taim ise kasvataks meelsasti palju lehti ja varsi. Tundub justkui loogiline, et mida rohkem varsi, seda suuremat saaki saab. See ainult tundub nii. Reaalsuses on vett, päikesevalgust ning mineraalaineid piiratud koguses. Kui taim kulutab need varte kasvatamise peale, jääb vähem ainet ja energiat õite ning viljade jaoks. Seepärast tuleb kärpimise abil taime suunata marju kasvatama. Aga enne, kui oksakäärid käiku laseme, tuleb kõigepealt selgitada, kuidas näeb välja vaarika elutsükkel. Kuigi vaarika maapealsed osad elavad kõigest 2 aastat, on vaarikas tegelikult pikaajaline taim. Maa all on tal risoom, mis võib elada paarkümmend aastat. Risoomist kasvab maapinnale võrse, nimetame selle lihtsuse huvides esimese aasta varreks. Suve jooksul kasvab see üha pikemaks, kuid ei harune. Sügisel heidab ta lehed maha ja alles jääb pitsakene, millel on pungad seal, kus enne olid lehed. Esimese aasta varre tunnebki selle järgi ära, et see ei ole harunenud, kuid pungad on küljes. Pärast talvitumist on meil tegemist juba teise aasta varrega. Teise aasta varrele kasvavad pungadest külgharud, mida nimetatakse viljavarteks. Külgharud kannavad lehti ning õisi. Kui tolmeldamine õnnestub, saavad õitest viljad. Pärast saagi koristamist jäävad teise aasta varred kiduma ning võivad juba suvel koltuma hakata. Teise aasta vars sureb ega ela enam järgmist talve üle. Aga see pole oluline, sest risoomis kasvavad juba uued esimese aasta varred. Ja nii kordub see aastast aastasse. Kuna teise aasta varred surevad, siis tuleb nad peenrast kõrvaldada. Muidu takistavad nad uute varte kasvamist ning püstielu kõdunedes võivad haigusi levitada. Seepärast lõikatakse kõik teise aasta varred võimalikult madalalt maha ning põletatakse. Mida väiksem tüügas jääb, seda parem. Esimese aasta varred otsest ohtu ei kujuta, aga sellegi poolest tuleb ka neid harvendada. Nagu juba öeldud, ressursse kõigi jaoks ei jätku ning hooldamata istanduses võib kasvada palju väikeseid varsi, millelt pole suuremat saaki oodata. Seepärast lõigatakse ära nõrgema kasvuga varred, et taim suunaks oma ressursid vähema harvu, kuid tugevamate varte kasvatamiseks. Peenrasse jäetakse alles 15–20 esimese aasta vart jooksva meetri kohta. Varsi võib lõikuda siis, kui on selleks ideaalne aeg, või hoopis siis, kui see on kõige ratsionaalsem. Ideaalne oleks istandusest kõrvaldada teise aasta varred siis, kui need on oma saagi andnud. Suve lõpus lõikamisel on mitu eelist. Esiteks ei kuluta taim enam vett ega mineraalaineid vartele, mis niikuinii tuleval talvel surevad. Teiseks saavad esimese aasta varred rohkem valgust, kui vanad varred on eemaldatud. Ning kolmandaks kipuvad vanad varred haigusi levitama. Nende maha lõikamine ja põletamine hävitab kahjureid. Üleliigsed esimese aasta varred tuleks ideaalses maailmas likvideerida jooksvalt. Nii kui tundub, et mõni vars on liiga nõrk või meetri kohta on kasvanud üle 15–20 esimese aasta varre, tuleks üleliigsed maha lõigata juba mais või juunis. Nii suunaks taim oma ressursid marjade ning tugevamate varte kasvatamisele. Aga paraku ei ela me ideaalses maailmas ning seetõttu tuleb mõnikord valida lahendus, mis ei ole küll kõige parem, kuid ajab siiski asja ära.
suvel on raske lõigata, sest lehed varjavad vaatlust ning kohevaid varsi on raske peenrast kätte saada. Hoopis mugavam on kärpida rahakusvaarikaid. Kohe on aru saada, milline on esimene, milline teise aasta vars. Lõigata saab nii sügisel, kui lehed on juba langenud, kui ka kevadel, kui pungad pole veel puhkenud. Sügisel lõikamisel on oma eelised. Kõrvaldatakse võimalikud haiguskolded ning vabastatakse taim liigsete varte ülalpidamisest. Probleem on aga selles, et meil on talv. Võib juhtuda, et kärbite sügisel peenra täpselt nii hõredaks, nagu olema peab, ja siis võtab külm varred ära. Hulk tühja tööd on tehtud ning süda jääb vaevama. Kas ma poleks üleliigset varsi ära lõiganud, äkki siis mõni oleks pakas üle elanud. Lõikus edasilükkamine varakevadesse on kahes mõttes mõistlik. Esiteks koguneb tiheda peenra ümber rohkem lund, mis takistab maapinna külmumist. Ning teiseks näeb kevadel, milline vars on talve üle elanud ja milline mitte. Kui esimese aasta varte hõrendamine ja teise aasta varte kõrvaldamine on hädavajalik, siis lada tippude lõikus on mõistlik, kuid mitte kohustuslik. Asi on nimelt selles, et teise aasta varte külgharude saagikus on erinev. Mida enam tipu poole, seda vähem saaki külgharud annavad. Selle kohta on joonis sordi Cuthbert saagikuse kohta. Alumisest 5 pungast tulnud külgharude saak oli 25 grammi, 6. kuni 10. sai 71 grammi, 11. kuni 15. sai 48 grammi ning kõrgematest pungadest kasvanud külgharudest sai aina vähem ning vähem. Seetõttu oleks mõistlik jätta varrele 15 punga. Marju saab küll arvuliselt vähem, kuid nende suurus ja mass on suuremad. Tavaliselt ei loeta pungi kokku, vaid lõigatakse esimese aasta varre ladvast 25 cm pikkune jupp maha. Seda tehakse sügisel või varakevadel. Eelnev jutt käis tavaliste vaarikate kohta, aga on olemas ka taasvilju ehk remontantvaarikas. See on selline vaarikas, mis annab 2 saaki. Esimese aasta vartel hilissügisel ning teise aasta vartel suvel. Kuidas siis neid lõigata? Jälle tuleb meelde tuletada, et meil on talv. Ja enamus remontantsorte on pärit lõunast. See tähendab, et tihti ei ela nende varred meie talve üle. Seetõttu tehakse suurtes istandustes nõnda, et pärast esimest saaki, mis saadakse hilissügisel, niidetakse esimese aasta varred masinaga maha. Järgmisel kevadel kasvavad uued esimese aasta varred, mis annavad jälle sügisel saaki. Teise aasta varte saaki küll ei saa, kuid see pole ka vajalik. Ainult esimese aasta varte kasvatamine on isegi kasulikum. Esiteks õitseb taim nii ebaharjalikul ajal, et kahjurid ei suuda neid nakatada ning marjad ei ussita. Teiseks valmib saak ajal, mil vaarikate hind on kõrgem. Kolmandaks pole tülikat käsitööd vanade teise aasta varte kõrvaldamisel või esimese aasta varte hõrendamisel. Kõik võetakse niidukiga maha. Ning neljandaks pole hirmu, et saak võiks pakase tõttu ikalduda. Risoom on sügaval maa sees ja elab külma üle. Aga kui keegi soovib mitut saaki saada ega pelga käsitööd, siis on võimalik ka Eestis 2 saaki saada. Kärpimine käib põhimõtteliselt samal moel kui tavalise vaarika puhul. Teise aasta varred kõrvaldatakse, esimese aasta varred hõrendatakse. Ning esimese aasta varte ladvast võetakse 25 cm maha. On küll oht, et külm võtab vanad varred ära, kuid õnneks kliima soojeneb. Ongi tänaseks kõik, aga ega sellega pole veel kõik teemad ammendunud. Saaki tuleb kuidagi kahjurite eest kaitsta, korjatud vaarikad peab kuidagi müüma või väärindama, talumehel ei saa kunagi töö otsa. Ka see kanal jätkab tegevust. Kohtumiseni!